Ma olen ka üritus pärast saata, siis ei ole nagu. Ja siis teeme vahepeal. Teeme endale ise kehakoorjad. Et jätke siis meelde, et missugune teile nagu meeldis väga, siis näiteks küsida pärast tema käest, et mis see on. Ja ilmselt ta siis nagu kuidagi sobib teile, sest nagu edaspidi ka nagu näiteks, et siis teed sellist valida poes, et siis nagu teie nii-öelda... Oota, see õli või need eeterlikud olid? Baasolid või eeterlikud olid? Mõlemad, et jätta meelde. No võtame seda võtta. No, mis tunne on oma? Ну как получается? Nagu mannapuder. Ага. Значит, еще нужно добавить соли. Просто соли. Siis tuleb natukene veel soola lisada, et siis ta on liiga veterdist. Mul vist ka või? Соль должна быть... Тоже нужно Да, добавить. да, тоже добавить. Ага. Она должна быть... Ложечка. Есть ложечка? Ma olen täiega maha jäänud. Чисто. Kui üldse lõhna. See tuleb pärast naha peal välja. Nii, ühesõnaga panen selle siia peale, jah? See näeb natuke selline välja, nagu see võiks mingi magustit olla, tahaks nagu maitsta seda. Suhkur mingisuguse asjaga. Я потом могу прислать вам... See on küll päris pime, aga ma ei viitsi kohe üldse seda tuld põlema panna minna tuld põlema panna. Aga need klipid, mida te just enne nägite, et muidugi ilma igasuguse sissejuhatuseta. Ma käisin sellise brändi nagu Botanic Garden mis nagu tooteesitlusel, tutvustusel, kus mina, Kristjana, Mari-Liis, Brita ja Lussiin olime kohal. Ja siis meile seal tutvustati siis neid asju. Ja tegu on siis Ayurveda retseptide põhjal valmivate loodustoodetega. Ja nüüd on siis teine Noa Relaxation jook käsil. Mina sain seda üks päev juba proovida. See on rabarber, kes on hullult hea. Ja rabarberi vist midagi veel või? Vanurilill. Aha. Kuidas sinu päev läks? Väsitavalt. Nagu kõik tööpäevad. Jah, mis me nüüd teeme? Hakkame sarja vaatama. Mis teed? Tahtsin vaadata, mis seis on tellimusega on. Mis seis on? Me oleme seda lehte lahti võtnud. Mis tellimus? Üks suur tellimus. Suur tellimus, jah. Mis sa mulle tellid? Automängu asja. Automängu asja. Mänguauto. Sa tellid mulle väljad. Jah. Ei või? Seda küll. Nii imelik, meil oli ainult üks sari vaadata. Mis asja sa nüüd käima panid? Black Sails. See on, mis ma vaatasin, kui maid oli. Vahepeal on lihtsalt siuksed õhtud, kus ei viitsi midagi teha. Ei jõua. Lebo. Jah. Ja... Homme mul on trenn. Aga... Ja õhtul on see... mingi kosmoses on mingi kaubamaja üritus. Ja homme on meil skeeming. Ju vist. Aga davai. Ma panen nüüd kinni. Tšau. Bye bye. Hei, mul on selline kergelt unine nägu peas, sest et mul ei ole põhimõtteliselt üldse meiki peal. Välja arvatud huuled. Ühesõnaga ma olen kohe trenni minemas, aga sain just ühe paki Lancomilt.
Neil tulid hiljuti uued huuletooted välja, mis on siis Juicy Shaker ja need on sellised huuleõlid, mis on siis pigmentidega rikastatud ja mina sain 2 tooni. Selline punane, mis mul praegu peal on, see on Mango's Wild ja lõhnab õrnalt nagu mangod ja teine on selline lillakas ja see on siis Berry in Love ja sellel on nagu kogu täiega siuke marjalõhne ja kes näinud ei ole, siis see aplikaator on veel selline, siuke suht naljakas, aga täiega lõhn, tahaks nagu süüa seda. Nii et ma ei kujuta üldse ette, kuidas nagu huuleõli, millel on pigmendid sees, võib nagu huulel kesta, aga eks siis proovime järelikult, et need pakendid näevad nagu mega numpsid välja ja need on sellised, et see, kui nad nagu kapis ära, siis see pigment ladestub siia alla ja siis õli jääb siia üles ja siis tuleb loksutada neid. Ma olen jälle Britaga, tegelikult meil on siin Anna ja Mari-Liis ja seal servas paistab veel Eljonaga. Ja kuskil on Kristjana. Ja kuskil on Kristjana ka. Where? Ja me ausalt öeldes, näed siin sama sees. Kristjana! Ei. Kristjana, vaata siia. Anyways, me oleme praegu Kosmosekinos. Me oleme pärast renovatsiooni siin esimest korda. Me viimati käisime 90-ndatel. Umbes niimoodi, tõenäoliselt tittedena ja mingi Alan Lion Kingi vaatamas. Ja täna on meil siin siis Kaubamaja kevadhooaja avamine. Ja meie kohtadel ootasid meid suured hunnikud mahuhondi. Oh my god, kui cool. Ma ei ole midagi teinud, ma olen kohtunud täna, ma käisin seal. See on see. See on veel päris, ei ole. Pagan, ma juba vaatasin, et see on suht retrokas, aga ei olegi. Täna mul on autoklipis hoopis teine inimene ja ma olen ka teisel poolt. Me oleme pesulas! Jee! Kus me käisime? Kaupsis kosmoses. No see klipp pole olemas. Ei, ma just mõtlesin, et sa tahad rääkida kuidagi. Nii et jah, me siin chillime natuke aega pesulas ja siis on koduminek. Ma ei tea, mingi vahukombi söömise õhtu tuleb, vist kõigil need lähevad kõvaks enne, kui mingi väga säilitada saab ja mingisse purki peab panema. Kas see on juba kõva? See on kõva sul või? Ja täiega jätad selle sisse. Ma olen kõige oli mingid video kommentarid. Aga jah, ma ei oska midagi tarka teile rääkida ja Annaga ilmselt väga midagi asjalikku siin suust välja ei lase praegu. Tõmme tantsu panen lihtsalt muusika sinna. Mul ei ole veel muusikat, mul tuleb alles muusika. See hetk, kui mees tuleb koju pizza ja Dr. Pepperiga. Nom, aitäh! Minu mees ei tule kunagi niimoodi koju. No kurat. Omg. Joel on valmis ka laikima. Sa saad oma feedist ta kiiremini kätte. Ei. Ting! Oh my god, kui imelik. See õudne hetk, kui on nagu jõhker uni ja oled juba nagu enam-vähem voodis ja siis mõtled, et pagan, meik on peal veel.
praegu täpselt nii juhtuski ja kõige parem on veel see, et ma ei leidnud ka oma vatipotti üles. Ma ei ole õrna aimugi, kus need on. Ma leidsin 2 tükki oma meigikohvrist. Nii et jah. Nüüd läheb näo puhastamiseks ja ma kasutan neid tooteid, mis Botanic Gardenist saime ja üks on õievesi, see peaks olema Neroli õievesi ja sellega ma teen selle vatitupsu märjaks ja siis ma panen siia ühte õlisegu peale. Härra tuli ka siia. Mis sa teed? Mis sa teed? Nüüd ühesõnaga õliga peale ja siis sellega saab meigi maha võtta. Ja siis on tegelikult veel üks mingisugune pesusegu ka, aga ma ei jaksa ikka üldse, aga õnneks sellega oligi, et 3-4 korda nädalas võiks seda teha. 2 korda olen teinud. Ja täna on alles kolmapäev, nii et jõuab kasutada küll. Oi, see on aku tühi hoopis. Mõtlesin, et teeme ühe väikse hommikuklipi. Aga aku on täitsa tühi. 6%. Ja, võt täna mul ei ole eriti kõhtu. Õhtuks on. Aga jah. Saaks magada. No sa ise läksid voodisse tagasi pärast trenni, sellepärast sa oled ju niine. Nii mõnus, täiesti sinine taevas. Ja põhjus päikseprillid autosahtlist välja otsida, jee. Suvi. Jah, päris suvi. Ma küll nädalavahetusel keegi ütles, et tuleb lund veel. Ma küll ilmateatust vaatasin, et mul ei tule, sest homme ei laupäeval on päike ja pühapäeval ka enam. Vastupidi, aga eks teis. No nii, kes jälle mõtles, et kuhu ma varahommikul Jaliga koos tiksun, siis tadaa! Ma tulin Kairi juurde ja me filmisime just ühe täiega lõbusa adrekalaksu selle video. Ja nüüd kostitame ennast natukene koogi ja limpsiga ja ma ei tea, millal videot oodata on. 6 pärast. Väga hea, nii et kui see tuleb, eks ma annan teile märku. Igatahes ma mõtlesin, et filmiks üksi ka. Ma küll tean, et paljud hakkavad siinkohal vinguma, et miks autoroolis filmid, aga pole jõudnud siia autosse veel telefonihoidjat osta. Nii et tuleb hakkama saada. Aga mõtlesin lihtsalt selle peale praegu, et filmides on, ma ei tea, vähemalt mul on siuke tunne jäänud, et Eestis, kui sa ennast ise filmid, ala käid tänaval ringi või kus iganes, siis lihtsalt vaadatakse imelikult, et what the fuck sa teed. Vähemalt selline tunne on. Ise küll mitte kunagi tähele ei pane kedagi sellist, kes, ma ei tea, ennast pildistaks okei, seda märkad, aga kes reaalselt ka nagu räägib ehk filmib ennast, seda ise ei pane mitte kunagi tähele. Et kui ise ennast filmida, siis on küll siuke tunne, et kõik vaatavad, et what the fuck dude. Aga see on üks point enda filmimisel, miks see hetkel vähemalt minu jaoks on suht imelik. Teine asi on see, et kui ma ennast filmin, siis ma tegelikult filmin ennast küll teie jaoks, aga ma räägin põhimõtteliselt ise endaga. Ehk siis lihtsalt filmin, kuidas ma üksi omaette räägin, mis on nagu, ma ei tea, what the fuck dude põhimõtteliselt. Aga jah, ühesõnaga ma praegu lihtsalt filmin ennast selle pärast, et harjutada, ma ei tea, kuna lubasin Liinale, et ma üritan seda teha, siis ma seda ka teen. Vaat Liina. Ja ma ei tea, võite mulle öelda, kes teist, ma ei tea, teeb veel videosid või ala Snapchati või midagi sellist. Vabandust, töökõne tuli vahele. Aga igatahes, et
kas teie, kes te kasutate mingit Snapchati või mis iganes põhjusel ennast filmite, kas teil on ka selline, ma ei tea, tunne jäänud, et esiteks vaadatakse imelikult, eriti kui sa räägid, kui sa niisama filmid, okei, aga kui sa ennast filmid ja räägid, kas siis vaadatakse imelikult ja jah. Tulen just trennist, mega mõnus oli. Tegelikult oleks tahtnud seal sees mingi väikse klipi teha, ala mingi riietusruumis või midagi, aga seal olid kogu aeg mingid inimesed, nii et ma ei saanudki. Ja ükskord, kui ma tahtsin seda teha, siis üks naine seisis 10 minutit lihtsalt paljalt. Awkward! Snäkid käsin ootel. Mul on alati vaja hästi palju kastet, sest mulle lihtsalt meeldib see kaste. Ja natukene kommi võtsime ka ja ühe Pepsi. Ja ma ootan joelisin. Ma ei tea, mida ta siin teeb, aga ta on ühesõnaga seal peidus. Ma ei tea, miks. Tegi endale siit ukse lahti ja läks peitu. Ehitab natukene, aga rambi palavik tuli vist. Me oleme autopesula järjekorras praegu või see ka, kui tulime ise pesulasse ja me tulime, kuna me mõtlesime korra, et käiks Paavli kaltsukest läbi, siis Jaal armastab kaltsukeid nagu näha. Aga me satume nendesse ka mingi 2 korda aastas kõige rohkem, isegi nii palju ei lähe. Siin umbes 2 korda liiga palju. Igatahes me oleme ühes teises isepesulust, me ei ole siin kunagi käinud. Aga kuna siin on selline nagu on Pärnus, ehk siis sellel on see hari küljes, siis äkki saab läga maha. See on eriti hea, aga ega ta väga hea ei ole. Muidu ei saa lihtsalt maast lihtsalt. Pole vahatatud ka veel seda autot korralikult. Aga ilm on küll ilus. Tegelikult. Kuigi väljas on. Kütust peab ka võtma. Aga vähe on 2 kraadi. Nagu praegu siin päikse käes seistus, siin on nagu tuulevaikne koht tundub, aga tegelikult on mingi 0 ja mõnes kohas alla 0-ga. Aga ilus on. Hakkab pihta pesukene. Eriti lähedalt. Need on suhkrutükid või? No. Nii hea või? Tükti pole võtnudki, aga me teame nagunii, et need on head. Seda söönud. Meil on siin üks väike kaisukas. Ja vaatame Daredevili uut hooaega. Tegime paar väikest snäkki ka endale, aga need on juba põhimõtteliselt läinud. Ja siin täiega tahab ka nii, et iga kord, kui Jaal mingi porksi võtab, siis ta ärkab kohe. Ja kui närima hakkab, enne vähemalt oli. Praegu polegi. Aga enne täpselt hakkas piiluma nii, kui närimine hakkas. Ikka noh. Kui sa tood nii väga kasada või sa oled juba söönud ja sa said enne ka maiustust. Hommik, ma olen suht hea välja, ma olen põhimõtteliselt suht otse voodist. Mitte päris, aga enam-vähem. Kell on kohe 10. Ja me käime ruttu poes, sellepärast, et me oleme, vähemalt mina olen päris mitu viimast pühapäeva puudustunud vaarikamoosist. Ja kuna meil seekord on Nutella ka otsas, siis me lähme ruttu toome endale vaarikamoosi, et saaks pannkooki teha. Pannukad! Pannkoogi meister on jälle hoos. Taaskord.
vastukaaluks eilsele ilusale kevadele on meil täna talv kohal, nii et ilmselgelt outfit'i pildid jäävad täna ära. Tulime Babybacki sõbra sünnipäeva tähistama. Kartulikopsud on päris head. Mis sa võtsid? Mõnusalt kergelt maitsestatud. Barbecue. Ja on päris kartuli maitsega. Ma ei tea. Barbecue. On ju, jumala maitsega on see. Porkneck. Kartuli maitsest on ka tunne. Mis sa võtsid, Kaido? Porkneck. Kaido? Ehk siis Võtta sealt saatnud. päris sama ei olnud, vaid see teine sarnane variant on ju. Ja see alumine, Bourboni. Ken võttis Vegas burgeri. Veisiliha. Ja seda ma ükskord proovisin, see oli täiega hea. Ja Sveal on quesadillad. Ja väike beebi. Tšau, Jakob! Ja mul on Harissa kanaburger ja oh my god, see on nagu mahussi ja mulle küll see sisse ei mahu. Brookslide brownie. Banana split. Key lime pie ja ta võttis lihtsalt juustukoogi. See on kivistunud. Tardus. Oi kui punased me oleme. Me oleme foori taga. Aga me käisime vist sõbra sünnipäeva nagu tagantjärele tähistamas. Paar päeva tagantjärele. Ja kõhud on nüüd hästi täis. Oi. Isegi, jah, noh, siuke jah. Et söök, ma võiks isegi veel süüa. Noh, Ma ei tea. mul pole nagu mahtuda sellel söögil nii palju kuhugi enam. Mul on nagu päris raske olla praegu. Aga järjekordne nädal on möödas. Ma loodan, et teil oli tore nädal. Ja aitäh, et vaatasite seda videot. Järgmise korrani. Tšau! Tšau!